ja siin selles loengus ma räägin siis, et kuidas koostada esitlust. Nüüd sa mõtled, et lõpuks on ju. Ei, me isegi esitluseni veel ei jõua, aga me räägime ainult sellest, kuidas kokku panna esitlust. Mida mina ise olen teinud ja mida ma tunnen, et see ei ole üldse hea lahendus. On selline, et meil on idee ja sina Jüri pane esitlus kokku ja see Jüri hakkab seda esitlust nagu kokku lappama, mõtleb need erinevad tükikesed välja, me pidime rääkima veel välimeedest, me pidime rääkima veel sellest, me pidime rääkima sellest. Enne seda tuleb teha veel üks samm. See samm tuleb teha selle jaoks, et säilitada strateegia, et näha, et orkestreerida, et olla ise võimeline orkestreerima kogu seda esitluse käiku. Niimoodi, et see esitlus jõuab täpselt sellisena kliendini, kuulajani, nagu sina seda tahad. Ja selle jaoks peab natuke tegema ühe väikse sammukese ennem. Ja selle asja nimi on esitluskava. Jube lihtne asi, see on väga lihtne kokku panna, seda lihtsalt lihttekstina. Sa pead ära kirjeldama lihttekstina kogu esitluse sisu ja miks seda vajalik on? Miks seda peab tegema? On sellepärast, et kõik need PowerPointid ja Keynote'id ja Google'i slaidid ja ma ei tea, Canva ja ühesõnaga mida sa kasutad. Igal pool sa näed siis kas mingisugused klotsidena mingeid slaide, näed sa siis ühte slaidi korraga või näed sa äärmisel slaid siin ja need klotsid on nagu siin. Ehk siis sul puudub ülevaade. Sa ei näe seda asja tervikuna ja tegelikult iga esitlus tuleb ju kujundada, see tuleb kokku panna, tuleb pealkirjad mõelda, vahel tuleb ka tõlkida, ehk siis iga esitlus vajab natuke sihukest väikest sammu enne seda. Ma toon siin sinu ette kõik need punktid täpselt, millest tuleb kinni pidada ja miks see vajalik on, sellepärast, et sellel esitusel oleks nagu sihuke sujuv käik ja see käik oleks kuidagi nagu eelnevalt läbi mõeldud. Nii, lähme asja kallale. Kõige esimene plokk või siis kõige esimene slaid või kõige esimesed 2 slaidi või 3 slaidi näiteks, nii palju kui sa soovid, on siis sissejuhatus. Väga lihtne. Nüüd, mis seal sissejuhatuses peaks olema, aga jällegi vastavalt teemale. Kui sind ei tunta seal, kus sa lähed nagu esinema, siis loomulikult sa pead ennast tuttavaks tegema. Tervist, mina olen see ja see. Aga nüüd, selle sissejuhatusega on väike pisikene siuke nüansikene. Vaat, ma olen vahel nagu näinud sellist asja, et inimesed astuvad teiste inimeste ette, ütlevad tere, mina olen see ja see, mina räägin tere täna sellest. Et siis siin on nagu mingisugune toon või hoiak või mis kohe kuidagi nagu, ta seab kohe selle esitluse algusesse mingisuguse kinnise tooni, et nagu toru on hargilt ära. Inimene tuleb lavale, ta on sinu eest, ta võiks nagu rääkida, aga ta ütleb tere, mina olen see ja see, mina tahan teile rääkida, ehk siis tema hoiakust on juba kohe näha, et see võib-olla pole päris see inimene, kes nagu hingega asja kallal on. Nüüd, kuidas seda siis sissejuhatusega päästa? Mõne inimese stiil ongi selline, sellest ei ole mitte midagi. Me räägime esitluse stiilidest siin kursuses hiljem ka, aga sellisel puhul on mõttekas sinna ette kirjutada sisse mõni siuke seigakene, mõni siuke tükikene, mõni siuke asi üleüldiselt. Ma tahtsin teile rääkida tegelikult siia algusesse ühe loo, kuidas ma käisin 1997. aastal Montrealis. No, ma ei käinud Montrealis, see oli lihtsalt väike näide, aga kõlab ju huvitavad, eks ole, kohe nagu sulle mõte käima, eks ole, 97, ja Montreal on ju, miks sa seal käisid, mis seal siis juhtus on ju, et sa nagu tõmbad kaasa. Ja kui siukene väikene tükikene sinna sissejuhatusse sisse kirjutada, võib-olla tuleb sissejuhatusse kirjutada sisse seda, et aga tegelikult me lahendame seda sama probleemi juba 4. korda. Me ütleme kohe siia algusest ära selle, jaa. No, mida iganes, ühesõnaga sissejuhatus peab olema natukene nagu sinu tutvustus, natukene siuke alustus, aga ta peab olema ka natuke siuke nii-öelda soojendaja või midagi sellist. Järgmine punkt, see on teemaarendus. Nüüd siit sissejuhatusest läheb otse edasi sinna teemaarendusse ja arenduse slaidide sees on ka võimalik probleem. Ma tean, et see probleem on see, et vahel tundub see väga loogiline ja vahel seda justkui ei taheta seda probleemi välja tuua. Selle arendus ongi see, et kuidas sa seda teemat arened. Kõigepealt sa räägid valdkonnast, siis sa räägid sellest, millised on üldise poleemika ja siis sa räägid probleemist. Võib-olla selles järjekorras ei saa nii rääkida, võib-olla ei saa üldse probleemist rääkida, aga igal juhul see oleks üks väga oluline asi, sellepärast et sa pead inimesed ette valmistama järgmiseks käiguks ja see on
peateema. Peale arendust tuleb selle esitluse kõige tähtsam osa. Selle esitluse kõige tähtsam osa on see idee. Ja kuidas sa ütled nüüd? Nii, ja nüüd meil tuligi, kui me olime selle teema kõik läbi töötanud, me olime selle taustainfo kõik läbi töötanud, meil tuligi selline idee. Me pakume teile sellise idee välja, eks ole. Isegi nagu, kui sa ütled selle kõva häälega välja, see tundub juba tunduvalt loogilisemana. See tundub ju tunduvalt selgemana, ehk siis sinu idee ei ole mitte kusagilt ei tea kust tulnud, vaid ta on väga loogiline jätk sellele eeltööle, mida sa tegid. Ja nüüd tulevad laiendid. Järgmine punkt, laiendid. Ja laiendid on siis need, et kui see on asi, mida peab teostama, siis kuidas seda teostatakse, kui on reklaamikampaania näiteks, kuhu tulevad need meediapinnad, mis meediasse, millised sõnumid lähevad, kus kohta, kas interneti kasutatakse, äkki tuleb raadiosse mingisugune saatekene või ükstapuha mis, ehk siis siin tuleb kõik rääkida seda juttu. Järgmine punkt on veel. Nüüd, kui need laiendid on nagu ära räägitud, et kuidas see teostamine käib, kuidas käib kõik kogu see masinavärk, ehk siis kuidas see idee saab realiseeritud, siis see punkt veel, see salapärane nimi veel, on see, et iga idee on seda elujõulisem, mida rohkem tal on lisavõimalusi. Iga elujõuline idee tähendab seda, et tal tekib juba esitluse käigus, tekib kuulajatel N+1 arv ideid. Oi, aga sinna saaks ju veel seda teha. Ja see veel ongi täpselt see koht, kus rääkida, et tegelikult, kui me seda teeksime ka järgmine aasta sama kampaaniat, siis me sinna lisaksime need asjad või siis jällegi, et näiteks see tootmisliin, et tegelikult kui niimoodi toota, siis me saaksime siia külge lisadavad siit need jäätmed saaksime ära kasutada sinna, selle me saaksime tuua siit, olla sealt me võib-olla saaksime kuidagi energia tagasi võtta mingisuguse lahendusega, eks ole. Ma ei tea, ühesõnaga see veel on see koht, mida võib-olla ei peagi olema nõutud või sisse kirjutatud, aga need on võimalused, mida te näete. Ehk siis teie idee ei olnudki lihtsalt niisama, vaid te töötasite sellega ja te näete selle idee laia kasutusvõimalikkust, erinevaid teid. Järgmine punkt on lõpetus ja siia on kirjutatud sellised sõnad, jäta värav lahti. Kõige hullem asi, mida ma lõpetuse puhul on see, nii, aitäh teile kuulamast, loodan, et teile see väga meeldis. Või siis, et aitäh kuulamast. Isegi siis, kui peale seda tuleb aplaus või noogutavad, eks ole, see ei ole see õige. See ei ole idee esitamise lõpetus, sest et idee esitamise tuleb alati jätta lahti ja kui sa ütled, nii, aga aitäh teile kuulamast, siis sa nagu close'id selle jutu, close'id ära, paned ta kinni, paned ta lukku ja see ei ole õige. Alati tuleb lõppu ütelda midagi sellist, et nii. Aga me ootame väga, et me saaksime nagu rääkida teiega sellest ideedest, me saaksime arutada seda ideed või siis, et kas te tahate, ma saadan teile selle esitluse PDF-i nüüd nagu e-maili peale, et kindlasti saatke mulle oma e-mailid, ja kindlasti küsige küsimusi, mis tahes selle idee lõpus on, mis tahes näoga on sinu kuulajad, ükstapuha mis näoga. Vahel on väga positiivsed, aga vahel ollakse siuksed, no jah, ma ei tea, meil on lõunaaeg, eks ole, et igal juhul sa pead üritama jätta väravat lahti, nii et kindlasti ma vastan teie küsimustele ja küsige lisaküsimusi ja suhelge minuga. Ehk siis sa pead saavutama selle kontakti, mida ma selle kursuse alguses rääkisin. Nii et lühidalt siis, kuidas koostada esitlust? Soovitan siis kokku panna esitluskava, see on siis lühidalt paari lausega, kui sul on näiteks 8 slaidi, siis on 8 lauset. Ma soovitan see 8 lauset saata oma tiimi liikmetele või siis kellegile, kes nagu töötab koos sinuga. Ja muideks, siia lõppu veel üks hea asi, mille jaoks esitluskava on hea, on see, et kui sul on tiim, siis tiimis on vaja asjad ära jagada ju ja esitluskava annab väga hea ülevaate, sa koosolekul paned selle ekraanile ja ta kõik, okei, sina võtad selle punkti, sina teed need illustratsioonid, sina otsid need videod välja, sina otsid siia need andmed välja, sina otsid need, ehk siis esitluskava on midagi sellist, mis võimaldab sul ka seda nagu asja nagu hallata ja näha ja kõik sinu tiimi liikmed näevad täpselt millises osas selles esitluses nad ise osalevad, kus nad kaasa teevad. Niikuinii kõik keegi lõpuks nagu ära ühtustama kõik. Nii et esitluskava minu meelest väga tõhus ja väga asjalik vahend ja väga vajalik abivahend enne, kui sa lähed päris esitlust tegema. Aga vaatame edasi.